Lähis-Ida sõda jõuab nüüd ka Venemaa-Ukraina lahinguväljale. Iraan ähvardab nüüd Ukrainat pärast surmavat rünnakut Kaspia merel, mis on oluline kaubatee Iraani ja Venemaa vahel. Teheraan väidab, et Ukraina sihtis kaubalaeva, mis vedas rauda Iraani. Üks meremees sai surma ja 3 meeskonnaliiget said vigastada. Kuid Kiiev väidab, et ründas laevu, mis vedasid Iraani sõjalist kaupa Venemaale. Samuti üht Vene sõjalaeva. Nüüd hoiatavad Iraani ametnikud, et Ukraina maksab selle eest, avades sellega veel ühe ohtliku rinde vahesõja vahel. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Katarina Lisunova, Ukraina ajakirjanik ja meedianõustaja Ransom for Ukraine'is. Katarina, suur tänu, et olete täna meiega I24 Newsis. Ma mainin, et Iraan ütleb, et tegemist oli kaubalaevaga, mis vedas rauda. Ukraina väidab, et see vedas Iraani sõjalist kaupa Venemaale. Mida me tegelikult selle laeva kohta teame? Kuidas on võimalik, et isegi laeva liikumissuuna kohta on erinevaid väiteid? Kõigepealt aitäh, et mind kutsusid, Nicole, ja tore olla siin otse-eetris koos sinu vaatajatega. Tulles tagasi sinu küsimuse juurde, ausalt öeldes objektiivselt ajakirjanikuna sinu oletus on selles olukorras sama hea kui minu oma, sest sellises olukorras peaks toimuma rahvusvaheline uurimine, peaks olema rahvusvaheline objektiivne organ, erapooletu organ, see 3. osapool, kes seda uurib. See 3. organ võiks olla ÜRO või mõni muu organ, mis suudaks seda juhtumit objektiivselt ja sõltumatult uurida. Selle uurimise jaoks peaks olema ühe poole taotlus. Ja kui Iraan väidab, et sõjavägi ei olnud kaasatud, siis see oli laev oli. Ei vedanud Venemaale relvi ja liikus teises suunas kui Ukraina ja Kiiev väitsid. Sellisel juhul oleks Iraan võinud olla see pool, kes oleks võinud seda sõltumatut uurimist taotleda. Kuna nad seda ei tee, on suur küsimus, kas nende info on objektiivne. Samuti, olgem ausad, me võime ka ajaloole viidata. Me teame, et ei Iraan ega Venemaa pole kunagi olnud tuntud selle poolest, et nad lubaksid sõltumatutel organitel ühtegi juhtumit uurida või sõltumatutel uurijatel sellistes juhtumites osaleda. See on veel üks suur küsimus. Kas nad on kunagi valmis midagi sellist tegema? Et meie vaatajad saaksid teada tõelise tõe, kes tegelikult sellel laeval olid ja mida see laev vedas. Samal ajal Iraan ei saa selles olukorras objektiivselt väita, et ta on sõltumatu osapool või 3. osapool, sest on juba teada, et Iraan toetas Venemaad suuremahulise sissetungi algusest peale. Iraan andis Shahed droone ja pakkus tehnoloogiat Shahed droonide jaoks, mis praegu ööpäevaringselt tabavad tsiviilsihtmärke Ukrainas. Sama kehtib ka Venemaa kohta, mis Ameerika luure ja paljude teiste sõltumatute allikate andmetel on Venemaa andnud Iraanile luureinfot. Teavet Ameerika asukohtade kohta, Ameerika sõdurite või positsioonide asukohti, mis aitasid Iraanil ameeriklasi sihtida. Nii et Iraan ei saa objektiivselt väita sõltumatust ega olla 3. osapool selles olukorras. Kas see laev oli konkreetselt seotud mõne sõjalise sihtmärgi või sõjalise tegevusega, mida peaks uurima sõltumatu osapool? Ja kui Iraan ei taotle sellist uurimist, siis tekib suur küsimus selle teabe objektiivsuse kohta. Samal ajal väidab Iraan, et sellele ei saa vastuseta jätta. Aga milline võiks kättemaks Ukraina vastu reaalselt välja näha? See on hea küsimus, sest nad olid algusest peale kaasatud ja nad tegid palju selleks, et aidata Venemaad Ukraina ründamisel. Ning Ukraina on pidanud sellele suuremahulisele sissetungile vastu seisma. Ja praegu seisame silmitsi millegagi, mida inimesed on viimasel ajal palju korranud. Me seisame sõjas, mida Venemaa ei saa juba 5 aastat võita, juba 5. aastat järjest. Hoolimata sellest, et nad väitsid, et lõpetavad selle 4 päevaga, nii et kui toimuks mingi rünnak või niinimetatud kättemaks, sest tegelikult ei saa me seda sõna Iraani poolelt objektiivselt kasutada, on suur küsimus, milleks nad üldse võimelised on tegema, kuna nad olid juba väga palju seotud. Ja samuti ei ole nad praegu ise just kõige paremas olukorras. Nii et kui nad oleksid kaasatud, kui nad avaksid endale veel ühe rinde, võiks see tegelikult kõigepealt ohustada neid endid. Aga millise sõnumi see võiks saata Ameerika Ühendriikidele, Katarina?
NATO liitlastena on nad olnud üsna tõrksad president Trumpi sõjaliselt Iraani vastu aitama. Kas Ukraina võiks seda kasutada läbirääkimiste vahendina? Me aitame teid Iraaniga, kui teie aitate meid Venemaaga. Ukraina juba tegelikult aitab, Ameerika Ühendriigid aitavad juba liitlasi ja sa tead juba droonilepingutest, mis on sõlmitud paljude Lähis-Ida riikidega, kes praegu püüavad midagi ette võtta Iraani tegevuse vastu. Selle sõjaga, mis praegu toimub. Nii et Ukraina juba aitab ja on alati olnud valmis aitama, aga see, mida olukord tegelikult näitab, on see, samuti on see taas näide sellest, et Ukraina tehnoloogia, eriti just droonisõja vallas, on arenenud nii kaugele, et pole olemas turvalist kohta ühegi tegevuse jaoks, mida Ukraina võiks pidada Venemaale sõjaliseks toeks. See näitab vaid neid võimekusi, mida Ukraina suudab pakkuda. Ja see on ainult liitlaste küsimus, kui palju nad seda kasutavad, kui palju nad sellesse investeerivad. Aga see on veel üks näide Ukraina võimekusest, mida Ukraina saab kasutada, mida oleme varemgi näinud. Kas Ukraina ütleb seda taas? See on küsimus, sest see on juba öeldud. See on juba midagi, mis toimub. Hästi, Katariina Lissunova, väga hea ülevaade sellest, mida me praegu Kaspia mere ümbruses näeme toimumas. Aitäh, et olite meiega I24 Newsis. Aitäh, et mind kutsusite!